Tere tulemast siis maa peale tagasi, täpsemalt kaugseire töörühm, kaugseire osakonda ja veekogude kaugseire töörühma. Tahaksin tutvustada teile, et millega me tegeleme. Tegeleme siis kaugseire andmetega, andmed satelliitidelt, mis asetsevad siis või mis koguvad andmed umbes 700 kilomeetri kaugusel maapinnast. Ja meie kasutame neid eelkõige siis veekogude seireks. Meie teadustöö põhisuunad on siin, et me tegeleme siis kaugseire algoritmide testimise ja arendamisega. Siis töötame välja erinevaid rakendusi, mida saaks kasutada kaugseire andmete peale, et me saaksime siis vee kvaliteedi või järvede või rannikuvete seisukorra kohta rohkem öelda. Me teeme päris palju välitööd, eelkõige siis suvel, eelkõige järvedel, nagu siin näha, aga ka rannikualadel Soome lahes ja meredes ja ookeanides. Ja kui me väljas käime neid andmeid kogumas, et kogume proovid ja toome nad tagasi siis observatooriumisse, et meil on ka siin veeproovide analüüsimiseks labor. Et päris mitmekülgsed tegemised, millega me siin tegeleme, et tudengitel on võimalik valida siis neile kõige huvipakkuvam. Ja siis kombineerides neid satelliidi andmeid ja punktmõõtmiste või kohtmõõtmiste andmeid, et on olemas siis selline pikaajaline andmerida, mida saame kasutada siis veekogude ajalis-ruumiliste analüüside jaoks. Ja kui teil on huvi kaugseire vastu, et siis meil on ka 2 kursust, keskkonnakaugseire 1 ja andmeteadus kaugseires. Et kui on huvi kaugseire vastu, siis soovitan tulla ka kursusele vaatama ja juba kuulma natuke rohkem kaugseirest üldse. Et mis teeb veekogude kaugseire keeruliseks, on see, et optiliselt on veekogud väga erinevad. Et see tuleb siis sellest, et vees olevad osakesed, et nad neelavad ja hajutavad kiirgust ja seeläbi nad muudavad siis seda veealust valgusvälja. Et on olemas 3 põhilist ainet, on klorofüll A, mis on siis pigment fütoplanktonis, mineraalne hõljum ja laustne orgaaniline aine, mis on siis kutsutud kui optiliselt aktiivsed ained, et nad neelavad või hajutavad siis kiirgust siin nähtava spektri piirkonnas. Ja tänu sellele me saame siis nende kogust, nende hulka, nende tüüpi kaugseire andmetelt tuvastada. Meil on olemas suuremahuline andmestik kohtmõõtmistel kogutud, mis on siis kasutatav erinevate algoritmide loomisel, sest ei ole olemas ühte globaalset algoritmi, sest iga veetüübi jaoks on vaja siis oma lähenemist. Ja kasutame eelkõige Euroopa Kosmoseagentuuri satelliite Sentinel-2 ja Sentinel-3, et Sentinel-3 on siis praegu kõige parem veekogude jaoks loodud satelliitsensor. Et siin on ka näha selle Sentinel-3 Oltsi sensori spektri ribade asetus, et neid on ligikaudu 20, aga nüüd on juba 2 aastat on üleval Itaalia Kosmoseagentuuri hüperspektraalne sensor ja on ka tulemas uued hüperspektraalsed missioonid. Et siis nende 20 kanali asemel on järjest sellised detailsemad andmeread tulemas. Ja nagu öeldud siis, et kuna need veed on hästi erinevad järvedes, rannikualadel, siis on meil vaja veetüübi põhiseid lähenemisi ja algoritme. Et seetõttu me käime järvedel tegemas mõõtmisi ja kogume andmeid. Et siin on head kolleegid Kersti ja Ilmar, kes on Elvas-Verevi järvel kogumas võrdlusandmeid. Et mis me nende andmetega siis teeme, et me kasutame neid kaugseire andmete valideerimiseks, et me mõõdame samu parameetreid, mis satelliit mõõdab ja võrdleme, et kui hästi need andmed siis lähevad kokku ja millal me peaksime neid algoritme parendama. Ja kasutame siis neid andmeid ka algoritmide arendamiseks. Et see annab meile kindluse, et need algoritmid, mida me kasutame, et siin on näiteks klorofüllkaardid Peipsi järve kohta, et me teame, kui täpselt see satelliidi tulem siis hindab vees olevaid aineid
ja saame produtseerida näiteks klorofüllikaarte. Siin on 2019. aasta 15 päeva keskmised klorofillid, kuidas ta on muutunud Peipsi järves, see on aasta keskmine. Ja tegeleme ka erinevate rakendustega, et siis see klorofülla alusel näiteks antakse ka järve ökoloogiline klass, et me näeme, et kuidas järve ökoloogiline klass võib muutuda erinevates järve osades ja samas siis ka erinevate aastate jooksul. Et tegeleme kaugseire andmetega ja kontaktvõtmiste andmetega. Ja need annavad meile siis infot, neid kombineerides saame infot vee kvaliteedi kohta ja lisaks, kui me võtame lisaandmed, kas veetaseme muutuse kohta, ilmaandmed või muutused, mis on valgalas toimunud, et siis saame analüüsida, et kas need muutused, mis on järves toimunud, kui palju nad on mõjutatud erinevatest faktoritest. Et need on need teemad, millega me tegeleme ja kui teil on huvi, võtke ühendust.